Jeesus Kristuse arm, Isa armastus ja püha vaimu osasaamine olgu meiega. Amen. Tänu Jeesus. Ma igatseks, et nutaksite täna. Et kui on nagu kõik oleks korras, teil ei ole korras. Südamed, teie südamed. Asjad on tõsised tegelikult. Ma loen teile kirja kohe Luuka 15, 11-24. Võite piiblid avada, võite ka lugeda. Aga tema ütles, ühel inimesel oli 2 poega. Jeesus ütles. Ja noorem neist ütles isa vastu, isa, anna mulle vara, mis minu osaks tuleb. Ja tema jagas neile vara. Ja ei mitte kaua pärast seda aega kogus noorem poeg kõik kokku ja läks ära kaugele maale. Ja seal pillas ta oma vara ära ja elas õnnetumas elus. Aga kui ta kõik sai ära hukanud, tuli sinna maale kange nälg ja tühi hakkas temale kätte tulema. Ja tema läks ja seisis ühe kodaniku juures seal maal ja see läkitas ta oma väljale sigu hoidma. Ja tema püüdis oma kõhtu täita tühjest leskedest, mida sead sõid ja ükski ei andnud temale. Aga kui ta paremad mõtted saanud, ütles ta, mitu palgalist on mu isal, kellel leiba küll on, aga mina lähen hukka nälja pärast. Ma tahan kätte võtta ja oma isa juurde minna ja tahan temale öelda, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ja mina ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Pea mind kui üht oma palgalistest. Ja tema võttis kätte ja läks oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel ära oli, nägi teda tema isa ja temale tuli hale meel. Ja ta jooksis ja hakkas temale ümber kaela ja andis temale suud. Aga poeg ütles temale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees ja ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütakse. Aga isa ütles oma sulastele, tooge kõige kallim kuub ja pange tema selga ja andke temale sõrmussõrme ja kingad jalga ja tooge ja tapke üks nuumvasikas ja söögem ja olgem rõõmsad, sest see sinane mu poeg oli surnud ja on jälle elavaks saanud ja tema oli ära kadunud ja on leitud ja nemad hakkasid rõõmsad olema. Amen. See on Jumala sõna. Te teate, mis siit edasi juhtub. See poeg, kes siis oli kodus ja mis tema tegema hakkas. Lugu kadunud pojast kirjeldab paremini kui ükski teine evangeelium. Me võime siin kirikus käia harjumuspäraselt. Ma käisin 10 aastat harjumuspäraselt. Ma käisin hommikupalvetel aastaid harjumuspäraselt. Ma ei tunnistanud pattu üles. Tühine on see käimine. Tegelikult. Alles siis, kui me hakkame patte üles tunnistama, alles siis, kui me hakkame astuma nii, nagu see kadunud poeg astus, siis jookseb isa meile vastu. Mitte enne. Jeesus näitab siin, milline on päris meeleparandus, mis maises elus tuttav. Siin on kadunud pojast jutt, inimesest ja Jumalast ja Jumala iseloomust. Missugune iseloom on Jumalal? Jumal ei takista kedagi, kes tahab käia harjumuspäraselt kirikus ja teha teisi asju kõrvalt. Teatraalselt
võib palju ära petta. 10 aastat olen petnud paljusi, käinud palveteenistustel. Jumal ei taha, et kirikus saaks teater ega ööklubi, kus on igasugused imelikud valgused. Ma olen kunagi käinud aastaid ööklubis. Ja maailma inimene ei tule kirikusse ööklubi valgust otsima. Ärge lootke seda. Kirik on paik, mis eristub maailmast. Kui maailma tuleb kirik, siis on pahasti. Isa jooksis vastu, kui poega nägi. Jeesus jookseb vastu sulle, kui sina oled juba paremad mõtted saanud, teinud otsuse oma südames, hüljanud need olud, need patud ja hakkad astuma, alles siis jookseb isa sulle vastu. Tolles ajase kultuuris, juudi kultuuris, kui poeg tahtis vara saada enne aegu kätte, see oli sama hea, kui soovida oma enda isa surma. Niimoodi ei jagatud vara. Aga Jumala süda on nii suur, et ta annab ka selle vara varem kätte ja laseb pojal ka kaduda, kui see poeg ise soovib. Inimene ei ole lammas ega raha. Inimesel on vaba tahe ja otsustusvõime. See on erinevus meil loomadest ja asjadest. Kui poeg rebis ennast katki tollesest kultuurist, harjumustest ja soovis kaugele minna, see oli täitsa mõeldamatu tegelikult, mida ta tahtis teha. Kristlane võib olla täpselt samas seisus. Me mõtleme füüsiliselt, et ta läheb kirikust ära, aga ta võib ka siin figureerida, käia istumas ja tegeleda muude asjadega, täiesti muude asjadega. Kui isa jooksis vastu oma pojale, siis see on täpselt sama nagu Filippi kirjas 2. peatükis ja 7. salm. Jeesus tegi niimoodi, ta alandas iseennast. Võttis sulase näo enesele ja sai inimese sarnaseks. Isa alandas ennast. Tollajased juudid, kes kõike neid käske ja keelde, nad olid nii reeglistikus kinni, reeglid siin, reeglid seal. Aga Jumala süda on palju suurem ja ta teeb ka selliseid asju, mis reeglitest on üle. Kui me mõtleme isa, mis siis naabrid võisid mõelda selle isa kohta, et andis oma vara, siis ta võttis sellise poja tagasi, kes on nagu mölakas. Aga isa armastus, isa süda on nii suur. Ja isa näitab siin, et ükskõik millises olus või kust me tuleme, ta võtab meid vastu. Ta võtab meid vastu. Ta halastab meile. Ta annab meile armastust. Ta puhastab meid. Kui poeg tagasi tuli ja ütles, ma olen pattu teinud, siis isa ei oodanud käed rüppes, et kuulata kõik ära, mis ta teinud on.
Ta kohe halastas, kohe armastas, kohe andestas. Ta taastas poja seisuse, vabamehe tunnuse ja Jumala õiguse. See on kirjas 15:22. Kõik need olukorrad, kui me oleme läinud Jumalast eemale, siis Jumal taastab need. Jumal küsib, kas sa oled täna esimeses armastuses? See teine poeg oli kodus. Ta pidas seda orjatööks, mis ta seal tegi. Sa võid olla koguduses, sa võid kaasa teha, aga su süda on kaugel, täiesti kaugel. Sa võid kõrvalt mingeid muid asju teha. Nii ei saa, ma ütlen. Jumal on näidanud väge. Vähihaiged saavad terveks. Ma olen näinud, kuidas jalad kasvavad päriselt. Ma ei uskunud seda. Ma käisin peaaegu 10 aastat siin palveteenistusel. Ma ei uskunud seda. Aga ma olen näinud seda korduvalt. Mitte 10 korda, rohkem. Kus on nüüd teadus ja meditsiin? Kas nad oskavad seda tõlgendada? Või ära kuidagi seletada? Ei oska. Aga ma olen näinud seda. Jeesus tahab kõiki kasutada. Ma loen teile ühe kirja kohe. See on Luuka 18:10. 2 inimest läksid üles pühakotta palvet pidama. Teine oli variser ja teine tölner. Variser seisis ja luges iseeneses seda. Oh Jumal, mina tänan sind, et mina ei ole nõnda kui muud inimesed, riisujad, ülekohtused, abielurikkujad, ega nõnda kui see sinna tölner. Mina paastun 2 korda nädalas. Ma annan 10 kõigest, mis mul on. Ja tölner seisis eemal. Ei tahtnud oma silmigi taeva poole üles tõsta, vaid lõi omale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Mina ütlen teile, see sinane läks oma kotta paremini õigeks mõistetud kui teine, sest igaüks, kes ennast ise ülendab, teda alandatakse. Aga kes ennast ise alandab, teda ülendatakse. Amen, see on Jumala sõna. Variserid olid super täitjad, kõiki seadusi. Maksis kõigest, paastus 2 korda nädalas. Aga teate, mis ta siin seletab? Oma tegevusi. Ma käin kirikus, ma käin palveteenistusel, ma käin hommikupalves, ma käin tänavatel. Aga ma ei ole nii nagu see sinna. Oi, ma kannan maski, aga ma ei ole nii nagu see, kes ei kanna maski. Need on tegevused, mitte südamehoiakud. Ma olen vaktsineeritud, aga mitte nagu see sinna. Vaktsineerimata. Need on tegevused. Aga kus on meie süda? Kus on meie süda? Tölner lõi vastu rindu. Ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ole mulle patusele armuline. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Kui me mingi asjaga saame hakkama, kus me oleme eksinud, siis ärme ütle niimoodi, et mis on tehtud, see on tehtud. Nii need asjad ei käi. Jumal sõna ütleb midagi muud. Ma olen pattu teinud.
ma tahan meelt parandada. Või teeme pulli? Mis pulli me siin teeme? Me ei tee pulli. Need sõnad, maailma slängid ja asjad, maailm tahab sisse tulla kogudusse. Aga meil on võimalus olla Jeesuses. Ma väga igatsen ja tahan ja soovin, et sa ei paaduta oma südant. Et sa ei paaduta oma südant. Me ei pea olema kui klubi. Kogudus on päris. Aga me võime saada klubiks. Kümme aastat peaaegu. Hommiku palvetel aastaid käidud. Palveteenistused. Sellepärast, et saada mikrofoni taha. Rääkida tegusi, mida Jumal teeb. Tänu Jumal, et Jumal tegi. Aga see südamehoiak oli kui variseril. Täna Jumal hommikul andis ühe kirjakoha veel. Ja Matteuse 25. Ma loen selle ette. Sellepärast, et kui Jumal on selle andnud, siis katsugem läbi, kus teie olete, mis teie teete. Ja ma loen selle ette. 25 alates 1. Siis on taevarik 10 neitsi sarnane, kes oma lambid võtsid ja läksid välja peigmehe vastu. Aga 5 nende seast olid mõistlikud ja 5 rumalat. Kes rumalad olid, need võtsid oma lambid, aga nemad ei võtnud mitte õli enestega, aga mõistlikud võtsid õli oma astjate sisse ühtlasi oma lampidega. Aga kui peigmes viibis, said nemad kõik uniseks ja unised magama. Aga keskööse kuuldi häält, vaata, peigmes tuleb, minge välja tema vastu. Siis tõusid kõik need samad neitsid üles ja valmistasid oma lampisid. Aga rumalad ütlesid mõistlike vastu, andke meile oma õlisid, sest meie lambid kustuvad ära. Aga mõistlikud kostsid ja ütlesid, ei mitte, et ei meil niisama kui teil ei puudu, vaid minge ennemini kaupmeeste juurde ja ostke enestele. Aga kui nemad ära läksid ostma, tuli peigmees, kes valmis olid ja läksid. Temaga paluma ja üks pandi lukku. Aga viimaks tulid ka teised neitsid ja ütlesid, issand, tee meile lahti. Aga tema kostis ja ütles, tõesti, ma ütlen teile. Ma ei tunne teid mitte. Seepärast hallake, sest teile ei tea, ei päev ega tundi, millal inimese poeg tuleb. Amen. Ma küsin, kas sa oled kristlane või baptist? Tänu Jeesus. Aga on ka kristlasi, kes nimetavad ennast baptistideks. Kui ma tänavaltelt küsin või räägin, siis öeldakse, baptistid need on, kes räägivad endast. Ja nad tegelevad meelelahutusega. 10 aastat tagasi ta ei olnud niimoodi.
peame kristlased olema, mitte baptistid. Kui keegi näiteks peab ennast luterlaseks, siis ta on ka eksinud, ta on kristlane. Jumal näitas, et paljudes on rahutust tegelikult südametes. Ebakindlust. Me võime olla maskides, näidata, et kõik on korras, aga tegelikult meil ei ole Jumala rahu. Mul on hingevalu. Kuhu jääb pool kogudest? Tõsiselt, mis saab poolest kogudusest? Kus on need inimesed, kes käisid Alfas? Kas te olete helistanud neile? Kas te suhtlete nendega? Mul on 10 aasta jooksul neid nii palju inimesi läbi käimas. See on tõsine asi. Mitte hurraaga tänaval evangeeliumi lõugama. Jumal loob ise olukorrad meil, kus me saame. Ja kui ajaga lähme tänavale, suurem evangeelium võib olla see, kui me oleme koos, aega veedame. Lihtsalt oleme koos. Siin on üks vend, kes on elav näide ees. Vanem karjane oli temaga koos. Lihtsalt oli. Me ei pea piibliga pähe virutama. Need on tõsised asjad, mis Jumal on andnud. Katsugem läbi, kus teie olete. Olete rumalad neitsid või targad neitsid. Kas olete see poeg, kes on kodus ja peab ennast orjaks? Või see poeg, kes on eemal, aga plaanib koju tulla, kuid on veel midagi vaja üles tunnistada? Või olete juba kodus? Katsuge läbi need asjad. Jumalas on rahu. Isegi kui me näiteks nutame või südames on rahu, julgeolek. Jumal on andnud, et tõsised ajad on ees. Väga tõsised ajad. Me ei pea kartma, me ei pea värisema, aga me võime omapoolse teha. See tähendab seda, et iga päev lugeda sõna, iga päev palvetada, armastada oma peret, aga kodused toimetused ka selle juures püüda nii palju, kui suudame. Üks osa inimesi on juba maale kolinud. Jumal on andnud selle. Valmistavad. Iga öösel lähevad magama 2-4. Ja kui Jumal armu annab, sellest ei ole mitte midagi, et nad on valmistanud. Selles töö juures nad tänavad Jeesust ja on alandliku meelega. Aga kokkuvõtteks on see väike hulk kristlastest. Katsuge läbi, mis te peate tegema. Ja Jumal annab teile. Te võite ka paastuda, kes kuidas. Mina ei sunni kellegile peale. Aga paastul on ka muu hea asi. See toob välja need olukorrad, mis on kitsas kohad. Mõnel on rahutus, mõnel on närvilisus, mõnel tagarääkimine. Ja nendes kitsastes kohtades saame Jeesuse ette minna ja paluda armu, et Jeesus vabastaks nendest asjadest. Nendest asjadest, mis ei ole Jumalale meelepärased. Vastutus on suur meil.
Aga kui püha vaim võtab kõik üle, siis see on võrratu. See on võrratu. Ma olin Ants Laiga Jeruusalemmas. Mägedes olen olnud temaga. Eilatis, Tel Avivis, Engedis. Mul oli luterlaste vastu, ütleme, kes on Luteri kirikus, mingi selline oma arusaam. Aga see mees, kes peab ennast kristlaseks, mitte luterlaseks, õpetas palvetama. Ja Jumal näitas seal ilmutust. Oleviste torn peab langema. Torn on uhkuse märk. Südamehoiakud. Võt. Ja Jeesus aitab. Nii nagu see kadunud poeg. Ta sai paremad mõtted. Siis ta hakkas astuma. Ta tegi midagi. Mis on meeleparandus? Meeleparandus on seesmine uuendus ja selle väljendus on praktilises elus. Praktilises elus. Seda näevad teised, ta ei pea seda ütlema isegi. Aga teised näevad kõrvalt. Nii nagu poeg hakkas astuma. Isa nägi eemalt juba, et poeg tuleb. Jooksis talle vastu. Isa jookseb sulle vastu. Lihtsalt tunnista ülesse. Ära võta enam seda asja. Ära tee seda enam. Ja sa näed muutust. Sa näed olukordade paranemist päriselt. Tänu Jeesus selle armu eest. Tänu Jeesus. Isa on nii hea. Nii armuline. Tänu Jeesus sellest. Me oleksime need targad neitsid, kes praegu õli koguvad, mitte rumalad. Palvetame. Ja te võite altarile tulla palvetama. Tänu sulle, Jeesus. Aitäh sulle, Issand. Sina oled hea. Sina oled nii armuline. Isa, ma tänan sind selle sõnast, mis sa oled andnud. Selle armu eest, et me saame siin olla. Aita meil õli koguda, Jeesus. Aita meid. Palun, et me ei oleks need pojad, kes on kodus ja kibestunud valede südamete hoiakuga. Jeesus, tänu sulle, Issand. Tänu sulle, Jeesus. Isa, õpeta, et me veel lööksime vastu rindu ja ütleksime, Jumal, ole mulle patusel armuline. Ole mulle patusel armuline. Halasta mu peale. Anna andeks. Ma ei taha enam seda teha. Ma ei taha enam taga rääkida. Ma ei taha enam kletsida. Ma ei taha teha seda asja enam. Tänu, Jeesus. Aita meil võtta rohkem aega sinuga. Siseneda palvekambrisse, sulgeda uks. Tänu, Jeesus, selle armu eest. Täname selle rahu eest, mis sa oled andnud. Aitäh, et sa vabastad praegu. Issand, anna rahu südametesse. Anna otsustusvõimet. Teha otsuse, nii nagu see kadunud poeg. Kui ta paremad mõtted said. Ja hakkas sammuma isa juurde. Tänu Jeesus sellest. Halleluuja. Tänu Jeesus sellest. Halleluuja. Aita Jeesus eemaldada need asjad, mis ei austa sind. Nüüd panna lihtsalt ära. Me ei vaja neid. Jeesus, puhasta praegu. Liigu siin.
tänu sulle, issand. tänu, Jeesus. Keela muhante, ramuhante, seenadike. Halleluja, märadike, messeeradike, lalahante, radesse, hemperadike, radike. Jumal näitab vaimset sõdimist. Näitab vaimset sõdimist. Ja kas sul on kogu sõjarelvastus peale võetud? Kas sa iga päev võtad kogu sõjarelvastust? Taotle vaimuandeid. Taotle julgelt vaimuandeid. Vaimude eristamisandi. Prohvetlikult rääkida. Võõrkeeltega rääkida. Võõrkeelte tõlgitsemist. Mitmesuguseid imetähti teha. Tervendusandi. Taotle julgelt neid. Praegu on see aeg. Praegu on see aeg. Ta annab. Tänu Jeesus selle armu eest. Issand, anna meile armastusandi. Meil oleks armastust. Nii nagu isal on armastust. Mitte nii nagu sellel pojal, kes oli kodus kibestunud. Pidas ennast orjaks. Jeesus, tänu sulle, issand. Tänu Jeesus. Tänu Jeesus. Tulge palun ülistajad. Tulge ülistame. Amen.